tere, head vaatajad! Tere ka minu poolt. Käes on oktoobri lõpp juba ja kuldne sügis hakkab ka juba vaikselt selja taha jääma, et lehed on juba hakanud maha valguma, et ega see midagi pikka ei ole. Ja üks asi, millest ma tegelikult viimaste nädalate jooksul olen mõelnud ja ma arvan, et paljud ka ja sina ka, Marge, kindlasti on hindade liikumised. Et nagu ma olen tähele pannud, et ega hinnad väga palju enam viimasel ajal kõikunud ei ole. Vähemalt teravilja puhul, et raps on võib-olla natuke eraldi, aga samas ei saa öelda, et uudised siis ei oleks, et kas siis need uudised tänasel hetkel hindu enam nii palju ei mõjuta või kuidas see pool on? Jah, tegelikult on sul õigus, et kui me ise ka nüüd vaatasime, et kuidas hinnad siin viimasel ajal liikunud on, siis viimase 6 aja jooksul ju praktiliselt hinnatasemed on samad olnud ja kui me võtame augusti lõpu, septembri alguse, siis hinnatasemed on võib-olla, ütleme siin 15 eurot nisul on üles läinud, et me oleme tegelikult natuke kõrgemale küll tulnud, aga viimased 6 aega põhimõtteliselt on hinnatasemed ikka väga väikeste liikumistega olnud, et sisuliselt me seisame paigal praegu. Turg nagu ootaks midagi, võiks mõelda niimoodi, et ma arvan, et kõige suurem uudis võib-olla, mida oodatakse, on ikkagi seoses selle Ukraina koridori pärast, et mis nüüd siin novembri alguses või seal 19.–20. paiku juhtub, et mis see turule teeb. Et ma arvan, et kogu maailm tegelikult seda ootab, aga eile rääkisin ka ühe Ameerika kolleegiga, kes tõstatas küsimuse, et võib-olla turg on juba nagu harjunud sellega, et see uudis tuleb ja on harjutud ka sellega, et kas see tuleb üks või teine ja on tehtud nii-öelda peas juba mingid ABC plaanid, et võib-olla see novembri alguse uudis siis kas siis pikendatakse või ei pikendata või siis lõplikult pikendamise info seal novembri teisel poolel, et see ei pruugigi võib-olla turgu enam nii palju kõigutada, kui võib-olla alguses kardeti. Ehk et me harjume mingil määral või turg harjub mingite asjadega ja nii-öelda oskab ennast natuke ette valmistada. Jah, pigem on praegu see, et juba ongi harjutud ja see oli sul õigesti öeldud, et ettevalmistust nagu käib selleks. Ja teiselt poolt muidugi, mis puudutab ju Ukraina koridori, see puudutab ainult Ukraina eksporti. Aga on teada ju, et Ukraina on väga palju praegu eksportida saanud, aga väga palju on ju vaja eksportida just nimelt Venemaalt ja seda koridori ei puuduta. Jah, et tegelikult tõesti see Venemaal on ju veel rohkem vaja eksportida ja see on hoopiski teine teema. Just nimelt, aga muidugi poliitiline mäng siin ümber ikkagi käib. Ja ega kui me seda poolt vaatame, siis mingis mõttes, kui turg valmistab ette, siis see on ka selliste riskide hajutamistena, sa ütlesid, et võetakse ette, et milline on plaan A, B ja C on ju, siis võib-olla olekski hea ka põllumeeste poole pöörduda siin just riski hajutamise teemadel. Et ma ka aasta varem ja ka eelneval korral ikkagi olen neid teemasid nagu maininud, aga küllale liiga ei tee, sest et ma siin hiljem näitan ka ühte graafikut, me ikkagi näeme, et lõviosa saagist müüakse ikkagi sügisel ja reeglina sellel perioodil, kui hinnad on madalamad, siis võrreldes kas siis eelnevast perioodist või järgnevast perioodist ja võib-olla lihtsalt põhjus ongi selles, et hästi suur kogus vilja müüakse lihtsalt samadel aegadel ja see põhjustab seda hinnalangust ka, aga see ei ole muidugi ainult Eesti probleem, vaid üleüldine. See on üleüldine globaalne teema ja kõikide kultuuride puhul tegelikult, et mingi moment see müügisurve tekib, eks ole, et siis müüakse rohkem. Sellel aastal näitas ikkagi ära, mida me oleme ka maininud oma saadetes, et siin mõned Euroopa põllumehed on olnud julgemad, kes siin müüsid väga kõrgetel tasemetel ikkagi väga suure osa viljast juba ära, kus pidi natukene juba pidurdama ka põllumeeste nii-öelda sellist müüki, nii et jah, et üle võlli ei tohi ka minna oma müükidega. Jah, aga kui me nüüd natuke tagasi vaatame kevades, siis ega sel ajal oli ka tipp ja hinnad olid tõesti, polnud kunagi nii kõrgel olnud ja eks see oli ka põhjus, miks Euroopa põllumehed tõesti palju nagu müüsid ja võib-olla siin tahakski võib-olla tähelepanu juhtida, ka Eesti põllumehed müüsid, aga natukene liiga ettevaatlikult võib-olla ja eks see ettevaatlikkus on ka vajalik ühest küljest, aga võib-olla oldi liiga ettevaatlikud. Nüüd tagantjärgi, nüüd tagantjärgi me saame seda tõesti öelda, sellepärast et saak oli ju ikkagi päris hea, aga eks loomulikult pigem tasub olla ikkagi konservatiivsem, see on selge. Seda kindlasti, aga oli ka palju põllumehi, kes üldse ei pannud midagi lukku, nii et see on võib-olla see koht, kus natuke peaks mõtlema. Aga eks see on igaühe põllumehe enda otsustada. Aga võib-olla meeldetuletus lihtsalt seda, et on põhiasjad, 3 põhiasja, mida tegelikult teravilja puhul peab nagu vaatama, on siis see, millised on kulud,
ehk et noh, seal kõik, mis puudutab põllutöid, neid sisendi pooli on ju, ja siin võib-olla ka väetise pool on see, mida peaks natukene ette mõtlema. Meil on ka üks leheväetiste kampaania ka järgmiseks aastaks, õigemini ettetellimise kampaania, nii et vaadake meie nii-öelda uudisvoogu ja olge sellega kursis. Ja kui ka seda vaadata, siis noh, peab ka hajutama ikkagi nagu ostu poolt. Ja kui on ikkagi see oma hinna pool teada, siis ikkagi ka vilja hinda jälgides on võimalik mingid otsused ikkagi selle poole pealt nagu teha. Ja teine asi tegelikult ongi, mida vaadata siis ikkagi, mis on see kogus vilja, mis mul igal juhul tuleb. Et loomulikult seal on erinevad tasemed, kas ma võtan päris miinimumi ja kui ma vaatan, et okei, tegelikult on talv oli päris hea, kas ma võtan siis natuke suurema riski ja eks see sõltub ka sellest nii-öelda rahakotist, mis põllumehel on. Aga see on kindlasti väga oluline analüüs, mis puudutab just seda saagi potentsiaali, mis võiks siis nagu tulla. Ja kolmandaks, et kui sa need eelnevad 2 oled ära teinud, siis selle pealt ju saab arvestada, et millise hinnaga ma peaksin selle saagi müüma, et mul oleks selline mõistlik kasum ka, mitte ainult kulud tasa, vaid et oleks mõistlik kasum ka. Ja selle pealt, selle hinna saavutamise puhul siis, või selle leidmisel siis ju saad ise ka teha plaani, kuidas ma siis müün. Ja alati ei saagi võib-olla vaadata siis ainult seda hetkehinda, vaid pead mõtlema nii-öelda tuleviku peale, sest et hind võib olenemata sinu kuludest minna allapoole. Absoluutselt. Et hind ei ole alati seotud sellega, mis on põllumehe kulud ja seetõttu mõnikord, kui see hind ei tundugi nii-öelda just kõige ahvatlevam, võib-olla peaks ikkagi ka siis midagi nii-öelda fikseerima selleks, et kindlustada, et mul oleks olemas mingisugune nii-öelda hinnatase, mis on mul nii-öelda raha ootel. Ja samas peab ka olema siis kursis natuke, mis maailmas toimub, eks. Et kui ikka igal pool head õnnestumised on ja head saagid on ja nii-öelda fundamentaalsed näitajad ei anna põhjust, et hinnad peaksid tõusma, siis on mõistlik igal juhul oma riske hakata juba siis hajutama. Just, et ehk, et tegemist on sellise saagi müügiplaaniga nii-öelda, mida põllumees võiks teha ja seal ongi see, et kui sa jälgid jooksvalt uudiseid, siis sa saad ju saagi müügiplaanis teha korrigeerimisi. Kas siis natukene pidurdad oma müüke või just natukene siis forsseerid oma müüke, sõltuvad siis sellest, et millised on olukorrad põllul, millised on uudised maailmast, aga see plaan peaks kindlasti olema. Et see on üks olulisi asju, ma arvan. Ja selleks peabki tegema selle kalkulatsiooni, eks ole, nagu sa ütlesid ka, et peab teadma seda nii-öelda oma hinda, aga sa oled teinud tõesti selle arvut nii-öelda analüüsi ja arvestuse, et mis ajal on need hinnatasemed siis kõige mõistlikumad olnud või millal on kõige rohkem müüdud, et jah, et kui me vaatame siin graafikult ka, siis tegelikult on nagu hästi näha, et kui me vaatame just sügise perioodi seal august-september võrrelduna võib-olla siis just kevadist perioodi, siis need sügisesed hinnad on ikkagi madalamad olnud. Ja mõnda aastat, kui vaatad, siis on ka kevad olnud just kõrgem, aga seda võib-olla natukene vähematel juhtudel. Ja kui me ka vaatame nüüd seda päris kevadet, nii-öelda mai-juuni, siis tegelikult need on need ajad, kus ikkagi saagi hind reeglina ära kukub, sellepärast et kõik ootavad juba uut saaki ja üliharva, kui tõesti uue saagi kohta tulevad väga-väga halvad uudised, siis see võib-olla hind ära ei vaju, aga kui me vaatame siin just viimaseid aastaid siin, siis ikkagi ma ütleks niimoodi, et 10 juhust 8 ikkagi see hind ära vajub. Et ei ole mõtet ka nii hiljaks oma müüke jätta ja kogu seda graafikut vaadates, siis ma ikkagi ütlen, et hajutage oma müüke. Et ei oleks kõik ühes hetkes. Muidugi, kui õnnestub tipus müüa kõik ühel hetkel, siis on ju super, on ju. Aga paraku nii palju, kui ma tean, siis ei ole põllumehi, kes igal aastal seda tippu tabavad, et kahjuks nii ta on. Et jah, et oluline ikkagi on see sama, mida me oleme ka varasematel aastal rääkinud, ikkagi see keskmine hind, mida sa ikkagi oma kauba siis saad, eks ole. Just, et kui sa ka täna müüd oma vilja hinnaga, oletame 300 näiteks ja võib-olla su oma hind ongi 300 tänaste kalkulatsioonide järgi, aga kui hiljem hind läheb alla, siis ilmselgelt ju olukord läheb sinu jaoks veel kehvemaks. Ja kui sa, ma arvan, et kõiki kulutusi ka pole ju ära tehtud, ega siis seal on ka ju ikkagi mingisugused võimalused, ka see läheb siis alla, aga seda me ka ette ei tea, nii et mõlema poole riske peab ikkagi mingil määral hajutama, kui vähegi võimalik on. Ja kui uue saagi hinnatasemetest rääkida, siis ega seal on ju väga palju tegelikult kõikumise ees oodata, et tänased hinnatasemed on seal, ütleme, ligi 300 juures. Kuidas nad siin edasi liiguvad, on teadmata hetkel. Praegu ikkagi me siseneme uude aastasse, mina ütleksin ikkagi headel tasemetel. Kas nad nüüd väga kõrged on, aga nad on ikkagi kõrgemad kui kunagi varem. Aga kuidas nad edasi siit arenevad, praegu raske öelda. Eks natuke oleneb ka, kuidas see vana saak on ja kuidas siit need arengud edasi lähevad. Aga muidugi
mis puudutab 23 aastat, siis arvestades kogu sellist tarbimist ja ka ütleme sisendite poolt, siis noh, ma arvan, et saab olema järgmine väga selline raske aasta. jah, seda kindlasti. Ja seetõttu ongi minu arvates veel väga oluline õigel ajal nagu siis tabada seda fikseerimist, hinna nii-öelda kauba müümist, aga noh, selleks sa peadki jälle teadma, et mis see hind sul on siis. Jah, ilma selleta ei saa ja ma siia juurde toon võib-olla selle info ka, et noh, enam-vähem, kui me võtame ühe saagi, noh, näiteks võtame 2022 saagi, siis reeglina on selle saagi müüki võimalik teostada umbes 20 kuu vältel. Ja kui me võtame isegi järgmine aasta saagi, 23 aasta saagi, siis seda isegi ühe kuu võrra kindlasti pikemalt. Nii et võimalusi hajutamiseks ikkagi vähemalt müügil on ja minu soovitus on küll seda ikkagi kasutada ja tõesti loomulikult, kui on näha, et mingi noh, ütleme siis kevad on see periood, kus on reeglina hinnad kõrgemad, mingisugune suurem kogus võib-olla sinna jätta. Aga kui sul on ikkagi sügisel raha vaja, siis ma enne sügist, enne saagikoristust ikkagi soovitaks mingi osa lukku panna, et sa ei peaks müüma just selle hetkel, kui hinnad on reeglina madalamad. Sisenditest rääkides, tegelikult on ju üks oluline sisend tegelikult ka gaas. Ja tänasel hetkel, noh, nii palju uudiseid jälgida, siis gaasi hind on üsna alla läinud, sest et tarbimine vist on alla läinud ja gaasihoidlad on praegu täis, noh, ilm on ka tegelikult soe olnud, on ju. Aga kas see võiks olla ka koht tegelikult, kus oma nii-öelda sisendi poolt, ma ei tea, väetise osas midagi siis nii-öelda toimetada ikkagi ette? Et noh, võib-olla tõesti, et kui vaadata gaasi hinda, siis ta on tõesti praegu kiiresti kukkunud, aga kui me vaatame kaugematesse nii-öelda siin kaugemaid futuure, siis need on kõrgemad. Nii et võib-olla on see tõesti õige aeg väetise ostuks, et tabada seda hetke nüüd sisendi poole pealt, sest kuidas gaasi hind edasi areneb, sest talv ikkagi Euroopas seisab ju ees, seda me veel ei tea ja võib-olla tasub seda momenti ka ära kasutada nii-öelda sisendite poole pealt just. Just. Ja ega siit tegelikult ongi tegevad ju paljud küsimused, et noh, mis siis tegelikult üldse turgudel toimub veel vilja osas, sest et noh, me rääkisime küll kõikumistest ja nüüd ka sisenditest ja riskide hajutamisest, aga kõik see ju ei määra mitte midagi sisuliselt, et mis meil maailmas toimub praegu, et mis uudiseid tulemas siin on teravilja ja ka võib-olla õlikultuuride osas. Jah, et kui vaadata nisugraafikutki, siis me näeme, et hind on suht paigal liikunud ja me oleme murdnud tegelikult siis tõusukoridori piiri ja täna me oleme ka siin detsembri matif 337 ja märtsi matif samamoodi 337, et on tulnud sellest tehnilisest piirist 340 siis nüüd allapoole, aga ta ei ole ka rohkem edasi langenud, nii et me püsime suht paigal. Ja mis seda siis eelkõige põhjustanud on, et võiks ikkagi öelda, et nisu hinda hoiab praegu all puhtalt Venemaa eksport. Hinnad füüsilisel turul on tegelikult ikkagi madalamad, kui me tahaksime. Nõudlus on tõesti väike, seda me näeme ka numbrites, et kui me vaatame nüüd ekspordinumbreid ja just nendest maadest, kus siis vilja peaks eksportima, siis tegelikult on see ekspordimaht olnud palju väiksem kui peaks. Et just eelkõige jälgime siin Venemaa ekspordinumbreid. Venemaa saak on sellel aastal üle 100 miljoni tonni. Nad peaksid eksportima kuskil 50 miljonit tonni. See tähendab iga kuu kuskil selline üle 5 miljoni tonni, aga nüüd oktoober paistab olevat selline võib-olla 4,5 ja kui me vaatame nädalate lõikes, siis viimane nädal nüüd on olnud selline aktiivsem, kus on olnud selline 1 miljon tonni eksporti. Aga seda on tegelikult vähe, et tegelikult see maht peaks olema palju suurem ja seda on tegelikult ka turgudel tunda, et Venemaa iga hinna eest tahab nii-öelda oma nisu müüa, mis ongi hoidnud nisu hinna nii-öelda ei tahaks öelda kontrolli all, aga ikkagi ta on hoidnud siis nii-öelda madalal tasemel, et ei ole lasknud nagu tõusta. Ja midagi ei ole öelda, et ikkagi ostjatele on see Venemaa nisu hind atraktiivne ja Euroopa nisu ja ka Ameerika nisu ei ole jõudnud selle hinnale järgi, nii et eelistatakse siis seda madalama hinnaga nisu ja need hinnavahed on tegelikult teinekord väga suured. Ja meie siin Baltikumis oleme nii-öelda selline tagavara variant, et juhul kui Venemaal ei suudeta laadida või on vaja kiiresti saada vilja, siis on Baltikum ja Läänemere regioon siis see kant, kust saab siis nisu laadida. Ja noh, meie regiooni sellist olulisust nii-öelda tagavara variandina rõhutab ka see, et kuna praegu on Ukraina ja Türgi vetes kinni kuskil üle 150 laeva, ja need ei saa nii-öelda tulla logistilisse ketti tagasi, siis teinekord me näeme seda, et kõigepealt laevatushinnad on natukene tõusnud ja teiseks, et ei ole vabu laevu saada ja siis tuuakse nii-öelda alternatiivlaevad siis laadima siia just Baltikumi.
aga väga oluline, mis puudutab nisu poolt, on ikkagi see tarbimine, et tarbimine on vähenenud ja nõudlus on äärmiselt väike ja kui siis nõudlust on, siis on see hinnatase ka palju madalam ja noh, kõige suurem küsimus on eelkõige ka Hiinas, et Hiina tarbimine on ka väga suuresti vähenenud ja tema väga palju ei impordi, me näeme ka siin oma graafikult, kui palju väiksem Hiina vajadus importida siis sellel aastal ka on. Aga kui me räägime seda, et nisu on igal pool õnnestunud, saagikused on väga head olnud ja saaki on tegelikult globaalselt tulnud võib-olla rohkem, kui me siin mingi aeg juuni-juuli prognoosisime, siis mis teeb muret, on ikkagi tegelikult laoseis, et jah, üldine laoseis on nagu väga hea, nüüd on küsimus, et kus kohas see nisu ikkagi asetseb, et ikkagi üle poole nisust on Hiina ladudes ja kui me nüüd nii-öelda välistame Hiina laoseisu ja Hiina on ka üks suuremaid nisutootjaid, aga nende tarbimine on lihtsalt nii palju suurem ja kui vaadata ainult laoseisu nii-öelda ilma Hiinata, siis tegelikult on ikkagi see bilanss selline suht õhuke ja kriitiline, et aga piisav. Veel kriitilisem on tegelikult maisilaoseisu bilanss, et maisi prognoositakse praegu igal juhul vähem. Viimane USD raport oli võib-olla ka liiga optimistlik ja kui vaadata nüüd, kuidas maisikoristuust läheb, siis USA-s on koristatud kuskil selline 61%, võrreldes eelmise aastaga ollakse paar protsendipunkti maas, aga siiski koristust läheb väga hästi, sest on olnud head ilmastikutingimused ja on lasknud kiiresti koristada. Samal ajal aga nüüd USA on ikkagi oma hinnatasemetest kallim ja kõige rohkem tegelikult praegu on eksportinud hoopis Brasiilia ja palju paremate hindadega, nii et siin käib ka selline võitlus, kes siis kõige kiiremini saab seda kaupa välja saata ja veel fenomen on muidugi Ameerikas, et kuna hinnatasemed on nüüd allapoole tulnud, siis ka Ameerika põllumees ei müü praegu nii-öelda müügisurve tõttu, et jäävad nüüd ka nii-öelda seda paremat hinda ootama. Et maisi puhul kõige suuremad eksportijad ongi USA, siis tulebki juba Brasiilia, Argentiina ja siis juba Ukraina. Ja kui veel ilmast rääkides, siis tegelikult oluline on see, et kogu Ladina-Ameerika saab praegu piisavalt vihma, nii Argentiina kui Brasiilia ja see on andnud nagu hea aluse nii maisi kui sojakülviks. Argentiinas on praegu maisi külvatud kuskil 17% tavapärase 33 asemel, aga siin nad lähevad siis oma külvidega siin detsembri lõpus, jaanuari alguses edasi. Ja see tähendab, et Ladina-Ameerikast on oodata võib-olla uue saagile siis nii-öelda head potentsiaali. Ja kui me lähme teisele poole maakera, siis Austraalia saab ka vihma, kuid see on võib-olla mitte kõige paremal ajal, sest nii suured vihmad, nagu seal praegu on, need võivad kahjustada saaki, nad enam ei vähenda saaki, kuivõrd just mõjub kvaliteedile. Oluline ongi siin tegelikult see ära mainida ja meelde tuletada, et Austraalias oodatakse sel aastal väga head nisusaaki, odrasaaki ja ka rapsisaaki, nii et nüüd oleneb, kui palju siis seda vett ikkagi seal maha tuleb ja kui palju see siis seal saaki kahjustab, et see võib-olla on hetkel kõige selline olulisem ilmastiku mõjutaja globaalselt hetkel, mis meid siin lähiajal võib saagi osas siis mõjutada. Lõpetuseks vaatame rapsigraafikut. Siin, nagu enne mainisime, hind on võrreldes siis augusti lõpu, septembri alusega tegelikult üles läinud. Täna me räägime ka hinnatasemetest kuskil selline 620 eurot Muuga sadamas, mis on kuskil selline 50 eurot rohkem kui seal augusti lõpus. Raps on jätkuvalt väga volatiilne, päeva sees ka suured kõikumised toimuvad ja ikkagi analüütikud jäävad selle juurde, et rapsi hind on täna ikkagi ülehinnatud. Rapsi hind ei saa nii väga kõrgele enam tõusta, aga eks me näe, et vaatame nüüd, kuidas ka Austraalias need vihmad mõjutavad sealset rapsisaaki, sest sealne rapsisaaki oodatakse ka selline 5-6 miljonit sellel aastal sarnaselt eelmise aastale. Nii et see ka kindlasti mõjutab seda rapsipilti siin lähiajal. Et kokkuvõttes võib öelda, et november saab olema tegelikult väga huvitav kuu, nii novembri algus kui novembri teine pool ja eks me siis näe, kui palju ikkagi need poliitilised otsused vilja ja rapsi hinda siin mõjutama hakkavad ja kas üldse mõjutama hakkavad. Jah, elame-näeme, kas siis turg on ennast siis nii-öelda ette valmistanud juba nendeks või siis mitte. Aga seda me juba räägime siis uutes saadetes. Aga seniks kohtumiseni. Kohtumiseni.